VITS aitab ettevõtetel korraldada valutumalt töötervishoidu ja tööohutust. Ta vabastab ettevõtted tohututest Exceli kogumitest ja võimaldab seaduse nõuetele vastata nii, et ei peaks tervet tööpäeva sinna alla panema. Umbes 10 aastat tagasi me asutasime ettevõtte, töötervishoiu tööohutuse teenusettevõtte ja me nägime tegelikult, et vähemalt siin Eestis olid väga paljud ettevõtted, kes tahtsid töötervishoiu tööohutust ise lahendada, aga neil ei olnud vajalikke teadmisi, neil ei olnud ka ressursse selleks ja see ainuke alternatiiv oli siis see teenus füüsilisel kujul sisse osta. Ja muidugi, kui ettevõte on väiksem, tal on rahalist ressurssi vähem, siis me nägime, et seal peab olema mingi alternatiiv. Ehk siis me nägime seda võimalust, kuna Eesti on digitaalne eeskuju ka, et töötervishoidu tööohutust võiks ka digitaalselt kuidagi lahendada ja sealt hakkas siis vaikselt pulbitsema see mõte, et peaks olema mingi digitaalne veebiplatvorm ja siis läksime ajujahti selle ideega ja sealt tegelikult saigi VITS alguse. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele peavad vastama kõik ettevõtted, kellel on töölepingulised töötajad. Ja eelkõige tähendab see seda, et seadus annab tööandjale kohustused, mida ta peab siis täitma, et töö, mida töötaja teeb, ei ohustaks tema tervist. Üks võimalus on see, et ettevõte palkab omale täiesti eraldi töökeskkonna spetsialisti. Seda võimalust kasutavad rohkem suured ettevõtted, kuna seal on töötervishoiu ja tööohutuse spetsialistil ka rohkem teha. Väiksemad ettevõtted tavaliselt siis kas määravad oma töötajatest kellegi töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid täitma või siis ostavad teenust sisse. Ja see, millises mahus teenus sisse osta või kellele see kohustus anda, sõltub sellest, kui suur on ettevõte ja millises valdkonnas nad tegutsevad, ehk kui ohtlik see valdkond on. Hästi oluline mõista seda, et kui töötaja liigub kontrolli alt või tööandja kontrolli alt välja, siis tegelikult tööandja vastutus ei kao. Ehk siis tööandja vastutab ka lähetustel ja näiteks ka kodukontoris. Aga loomulikult selles mõttes jäävad tööandja käed lühikeseks siin, et ta ei saa ise kättpidi küljes olla töötaja ohutuse tagamisel, aga ta saab töötajad kindlasti ja ta peab töötajad juhendama, kuidas oma tervist säästa ka lähetustel ja siis näiteks kodukontoris või ka siis objektidel kuskil. Ja kui on mingisugused töövahendid, siis kindlasti ta peab tagama seda, et ka need töövahendid oleksid siis ohutud, tervist säästvad ja siis selleks tööks õiged. Tema rollid töökeskkonnas on kindlasti tagada, et töökeskkond ja see töö, mida töötajad teevad, vastaksid töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Mis täna tegelikult me näeme, mis on suur probleem, on see, et töökeskkonna spetsialisti vaadatakse kui dokumendihaldurid. Ehk siis tema ülesanne on tagada laitmatud dokumendid, aga oluline ikkagi dokumentide kõrval on ikkagi see töökeskkond ise. Ehk siis töökeskkonna spetsialist peaks rohkem keskenduma sellele, et töökeskkonnas vältida riske, vaadata, mis seal toimub, kui see, et vorpida imeilusaid ja imeilusa sisuga dokumente. Et kindlasti see on see koht, mida me tahame VITS-aga saavutada, et sellel töökeskkonna spetsialistil jääks aega rohkem viibida tegelikus töökeskkonnas. Esimene asi on aru saada, millised riskid töökeskkonnas on. Et iga tööandja peab teadma, mis on see, mis tema töötajad ohustavad. Ja siis me jõuame selle teise kohustuseni, mis on töötajatele teadvustada, millised ohud töökeskkonnas on ja õpetada, kuidas neid ohtusid vältida ja töötada nii, et sa saaksid oma tervist säästa. Ja kolmas, mis küll ei puuduta automaatselt kõiki töötajaid, on tervisekontroll. Et tervisekontroll sõltub ka riskidest, mis on töökeskkonnas ja tervisekontrolli peavad minema siis need töötajad, keda siis mõni risk siis ohustab.